Äh, mis sa tegid? Nii, tere tulemast kõigile, mikrofonid töötavad hästi, kõigil on oma. Mina olen Anett, tänase vestluse moderaator ja ühtlasi töötan Eesti ühes küberturbeettevõttes nimega Neverhack. Võib-olla paljudele nii-öelda tuttav ja siit ka lava peal vaadates siis ka väga palju koostööpartnereid meil siin lava peal. Et hakkame rääkima täna siis ilmselgelt küberturvalisusest ja just selles vaates, et on tulemas väga palju uusi regulatsioone ja meie nagu fookus kogu vestluse vältel saabki olema see lause, mida kõik on ilmselt igalt poolt palju kuulnud, et küberrisk on täna äririsk ja pole täna enam küsimustki, et see on liikunud ja peaks liikuma IT-valdkonna laualt siis juhtkonda. Aga tänase teema fookus on just meditsiinisektoril, sest olgem ausad, tervishoid on üks ründajate kõige suuremaid lemmikuid sihtmärke ja väga paljudel põhjustel. Esiteks meie andmete selline sensitiivsus, ehk siis see, et kui tundlikud need andmed on, aga teiseks, kui palju sealt lunavara kaudu saab ka siis ründajatele raha varastada. Aga nagu ma ütlesin, siis riik on nii koostöös Euroopaga kui ise väga palju ka uusi regulatsioone välja töötanud, et aidata meie andmeid kaitsta ja just sellest täna räägimegi, mis need uued regulatsioonid on ja kas need aitavad meid, ajavad need meid segadusse, tekitavad peavalu ja pahandust või päriselt aitavad intsidente ära hoida. Aga et hääled soojaks saada, mina tunnen teid küll kõik väga hästi, aga teeme väikse ringi, saate korraks tere öelda ja siis meie publik saab näha ka seda, kui mitmekülgne meil see seltskond siin täna laval on. Aga alustame riigist. Taavi. Alustame riigist. Me kõik oleme üks suur riik, eks. Minu nimi Taavi Ilukas, tulen Justiits- ja Digiministeeriumist, olen seal siis riikliku küberturvalisuse talituse juhataja. Ja ütlen kohe ära, et olen seal töötanud 1,5 aastat, ehk siis kui me hakkame väga nagu ajalukku minema, siis võt seda ajalugu ma ei tea neid põhjuseid, mis seal taga olid. Küll aga ma oskan täpselt öelda, mis selle viimase 1,5 aasta jooksul on juhtunud, mismoodi me näeme, et hakkame edasi liikuma. Ja võib-olla luban endal olla ka natuke siis kriitiline siis varasemate perioodide osas. Lubame, Reet. Mina olen Reet Laidoja. Igapäevaselt töötan perearstina Tallinnas ühes tavalise suurusega perearstikeskuses, kus on 5 nimistut, umbes 25 töötajat, ehk siis kvalifitseerub sellise väike ettevõtte alla. Kuulun ka Eesti Perearstide Seltsi juhatusse ja juhatuse tasandil küberturbe teemadega tegelenud ja riigiga siin argumenteerinud. Täna saad selle võimaluse siis uuesti. Ma olen juba meelitatud, et riik ja kõik vaatab mulle otsa. Tunned tähtsalt. Kuhu siis? Nii, lähme õigusmaailma. Nagu ma ütlesin, et täna me räägime päris palju just seadusandlusest, et meil on Henri, Widen Legalist. Annan sulle ka sõna. Ja tere, minu nimi Henri Ratnik, Widen Legal ehk siis advokaadibüroo partner ja vandeadvokaat. Miks ma siin olen? Sellepärast, et me aitasime riigil ja Taavi Viiluka tiimil seda uut küberturbeseadust täiendada, muuta, eks ole, koostada. Olime selle protsessi sees ja midagi isiklikku ka. Ja ma arvan, et number 1 teema, mis mulle meeldib, on tegelikult ikkagi söögi tegemine ja sõpradele rääkida seda, et kuidas see õige Itaalia carbonara tegemine ikkagi käib, et sinna koorti panda. Aga nagu öeldakse, close second, ehk siis number 2 teema on kindlasti küberturbe. Aitäh! Väga tore. Ajad kõhud tühjaks siin inimestel, aga Karl, meil on, sina esindad natuke suuremat meditsiiniasutust kui võib-olla väike perearstikeskus, et sulle ka korraks tere sõna. Ma nüüd tahaks kuulda, kuidas õige pasta tegemine tegelikult käib. No võtame pannid välja. Minu nimi on Karl Roben ja mina töötan siis Meliva Eesti aktsiaseltsis. Me oleme jah, see suurus on üsna suhteline mõiste, et kui nüüd haiglatega võrrelda, siis me oleme ikkagi oluliselt väiksem. Aga mis
noh, kui me ka mõtleme seda, et mis võib-olla teeb minu kogemuse veidi unikaalsemaks, on see, et Meliva tegelikult on siis Mehileini grupi nii-öelda osa, mis on tänaseks üks Euroopa suurimaid siis erameditsiini ettevõtteid. Ja kuna Taavi juba selle nii-öelda vabanduse lauda käis, siis ma olen ka Melivas olnud ainult 2 aastat. Ehk et ma saan alati kasutada seda, et kui ma midagi meditsiinivaldkonnas, siis ütleme jään hätta kogu selle IT poole pealt. Meil on siin õnneks inimesi, kes saavad toetada meditsiinivaldkonnas, nii et hea kombo koos. Aga hakkame otsast pihta. Nagu ma ütlesin, meditsiinisektor kahjuks on meeletu surve all, täna ei ole enam isegi küsimus sellest, et kas keegi kuskilt pihta saab, pigem millal ja kui suure pauguga. Ja sellepärast on nii Euroopa Liit kui Eesti välja töötanud uusi regulatsioone, et aidata. Aga ma küsin hästi sellise sissejuhatava küsimuse, et no miks seda seadust üldse vaja on? Kui me vaatame üldsegi sellist tagasisidet ka nagu ettevõtjatelt, siis suhtumine mitte ainult konkreetselt selle seaduse vastu, vaid üleüldse on pigem see, et riik tuleb jälle järjekordsete nõuetega, midagi on väga keerulist, ei ole üldse arusaadav. Ja kui me räägime küberturbest, siis selles sektoris eriti. Et võib-olla alustakski selle küsimusega, et miks meil tegelikult üldse on küberturvalisuse seadust vaja? Ja vastata sellisele, nagu mida üks tavaettevõtja võib küsida, kas see on eesmärk kontrollida või hoopis aidata neil oma küberturvalisuse taset päriselt tõsta ja võib-olla rohkem ka siis selle NIS 2 direktiivide siis fookusega räägime, ja võib-olla sa, Taavi, nagu räägid meile alustuseks üldsegi lahti ka, meil on siin kuulajaid, et kuidas käib riigis üldse mõne uue seaduse väljamõtlemine? Tead, neid küsimusi, neid alamväikseid küsimusi oli siin hästi palju. Võib-olla alustaks natuke kaugemalt, et miks seda vaja on. Vaja on ikkagi selleks, et number 1, et meil ei oleks Wild Westi. Et need ohud on olemas, need ohud on suured. Me ei saa lihtsalt pealt vaadata. Me räägime, eks ju, küberturvalisus, mida me tavaliselt räägime. Me räägime ikkagi andmetest. Me kaitseme need andmeid. Keegi on huvitatud, eks ju, et teie, kui räägime meditsiiniandmetest, et teie siis terviseandmed oleks kusagil saadavad, müüdavad, ostetavad, te ei taha seda. Paraku on see, et mis nüüd Euroopa Liidu poolt tuli, NIS 2 tuli välja, NIS on siis Network Information Security ehk siis võrguturvalisus võib öelda, võib-olla lihtsamalt, eks ju. Siis tõsi, seal on tervishoiusektor sisse mainitud. Eelnevalt, enne siis seda NIS 2 oli meil küberturvalisuse seadus ja seal tegelikult Euroopa Liit ei öelnud mitte midagi tervishoiusektori kohta. See pandi sinna, nii palju kui ma olen uurinud, Riigikogu siis lugemisel. Et see ei olnud ministeeriumi poolt siis selline arvamus, et see perearstid peaksid olema siis subjektid. See tegelikult tekkis juba siis Riigikogus lugemise käigus. Kes ta sinna pani? Mina seda nüüd ongi see ajalooline taak, mina seda tegelikult täpselt ei tea, aga ma hakkasin seda uurima, et mis pärast ta sinna sai. Tõsi on nüüd, et nüüd on ta olemas. NIS 2-ga ta on tegelikult tervishoiusektor on seal olemas. Ja mõte on ju ikkagi selles, et mitte kiusata, mitte teha regulatsioone, mitte panna paberimäärimist, vaid ikkagi muuta seda valdkonda ja kõiki valdkondi küberturvalisemaks. Ehk siis, kui me räägime kiusust, ma saan aru, kui see kius tuleb, eks, et vanasti meil oli siis kõik pidid täitma Eesti infoturbe standardit. See oli, kokku oli 696 lehekülge, veel kehtiv versioon. Siis tundub nagu kius, eks ju. Et meie eesmärgiks ei ole ju teha sellist kiusu, vorpida neid määrusi 700 leheküljelisi, vaid tegelikult tõsta seda küberturvalisuse taset. Sellest lähtuvalt me tegelikult eelmine aasta lõpus hakkas oktoobris kehtima siis esmased turvemeetmed, mille eesmärk oligi see, et ka perearstid nende seas ei peaks lugema seda 7 leheküljest määrust, vaid neil ongi selline alla 100 punkti koosnevad väga lihtsalt asjad, mida nad peavad ära tegema. Ja üks näiteks suur, kui me rääkisime perearstikeskuse esindajaga, siis ta ütleski, et mul on väga selgelt meeles, et me oleme 9% Eesti infoturbe standardist ära täitnud, aga et meie hinnangul meie küberturvalisus ei ole nagu grammigi tõusnud. See oli esimene error, ma hakkasin mõtlema, et oot, nõnda edasi minna ei saa, kusagil on ikkagi midagi vale. Ja sellest siis sündis esmased turvemeetmed. Seal on tõesti, et see kehtib siis nende ettevõtetele, kus on 50 või vähem töötajaid.
ja kui me räägime perearstikeskustest, kus on rohkem, näiteks siin Tallinnas on neid päris palju, et siis nemad peavad täitma siis seda praegu siis seda 696 leheküljelist Eesti infoturbe standardit. Aga see on meil ka muutmisel, eelnõu on meil tegelikult väljas ja me teeme selle kokku 32 leheküljelise. Ehk siis jällegi ei taha kiusata, vastupidi, eesmärk on ikkagi tõsta seda teadlikkust, tõsta küberturvalisuse taset. Ütle, kui ma liiga pikaks jäin. Ei, kõik hästi. Ma võib-olla küsiks täpsustava küsimuse ka, et mis meil siin off the record arutelul oli ka, et väga paljude inimeste jaoks üldse seadusloome kui selline protsess on hästi arusaamatu, keda kaasatakse, kust tulevad ideed, mida analüüsitakse ja on see nii-öelda ettekujutus, et see on mingi meeletult pikk protsess, kus keegi istub avaliku sektori asutuses oma kabinetis ja mõtleb midagi välja. Olles ise sealpool lauda istunud, tean, et see päris nii ei käi. Võib-olla sa seletad hästi lihtsalt ära seda, et kuidas te kaasate sellesse protsessi ka siis erasektorit või vaadates siin täna seda, et perearste ise, meil on õigusbüroosid, suuri meditsiinikeskusi ja nii edasi, et kas nagu küsitakse ka turult? Jah, me küsime. Ma saan aru, et kui ma oleksin ka perearst, siis mulle võib-olla oleks selline mulje, et liiga vähe küsitakse. Aga kui me vaatame neid valdkondi, et NIS2 on seal 50 erinevat valdkonda, siis me ütleme ära, et ega me ei suuda kõiki laua taha kutsuda. Me teeme ikkagi mingisuguse valiku, keda siis me jutule võtame. Tagasiside, see, mis meilile tuleb, näiteks ütleme, kui me ei ole nüüd perearstikeskustega, saime tõesti ministeeriumis kokku, aga kõik see, mis meilile tuleb, me tegelikult töötame selle läbi. Need ettepanekud tavaliselt me edastame ka Riigi Infosüsteemi Ametisse, kes siis tegelikult ütleme nüüd kõigepealt on siis, kui me räägime esmastest tuuremeetest, kuidas see tuleb, et Riigi Infosüsteemi Amet teeb siis sellise esimese tooriku valmis ja seal on siis, ei ole nüüd seal ametnikud, seal on ikkagi oma eriala spetsialistid, kes siis tegelikult koondavad kogu selle info siis nii-öelda väljast kokku, teevad sellise nagu nimistu ära. Nüüd, kui see jõuab meile, siis mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on panna ta õigusnormi tehnikasse. Ja kui me räägime määrusest, eks ju, et siis määrus ei saa olla selline, et juhul, kui sa kasutad seda, siis vaata seda ja mõtle sellele. See ei ole normitehnika. Normitehnika peab olema väga selgelt ütleb ära, eks ju, et kui sa teed niimoodi, siis sa oled küberturvaline. Kui sa seda ei tee, siis järelikult ei ole. Ehk siis meie roll ministeeriumis on tegelikult needsamased nõuded panna sellise ühtlasse vormi. Et selline kusagil ametnik nagu istub ja mõtleb nüüd, et aga ma nüüd kiusaks. Aga vot, tema ütles mulle eile niimoodi, nüüd ma teen sellise asja. Ei, seda kohe kindlasti mitte. Tahaks loota, et need ajad on tõesti läbi. Aga kui ma siit edasi liigun ja meie publikule ka, et siin on selline tore QR kood, et võite seda julgelt skännida, saate küsida küsimusi, aga kes soovib seda ise kõva häälega teha, siis võite käe püsti tõsta, et ma vahest kiikan ja siis saame teilt ka võtta küsimusi. Aga sa, Taavi, just rääkisidki seda, et näed, et kuidas Riigikogu mõtles välja, et võiks perearstikeskused olla kaasatud ja nii-öelda sinna alla minna, et tegelikult kui me vaatame ka nagu meedias, siis on ka Eesti meediasse jõudnud ikkagi väga arvukalt neid lugusid, kuidas perearstikeskused on pihta saanud, küberrünnakutest on kellegi andmeid kaduma läinud ja tõesti ollakse hädas. Et ma liiguks võib-olla Reedu juurde edasi ja vaataks just selle pilguga, et kogu see kübervaldkond, meil on väga palju ju inimesi, kes on töötanud meditsiinisektoris ka perearstina aastakümneid ja võib-olla mitte nii IT-teadlikud, võib-olla mitte nii suure nii-öelda sihukese digikäekirjaoskusega ja siis on järsku meil on nõuded, mis on ilmselgelt väga vajalikud ja ka nemad toimetavad täna ju kõikides digisüsteemides, aga võib-olla sa räägid sellest, et kas tänane seadusandlus meditsiinisektoris ja vaadates just perearste, on see arusaadav? Kuidas on olnud selline üldsegi ka tagasiside täna perearstikeskuste poolt ja mis see tunnetus täna just, kui me vaatame siin võib-olla ütleks sükest paari viimast kuud, siis on olnud, et kuidas teil päriselt läheb? Ma kõigepealt tahaks rääkida ka natuke nagu ajaloost, sest midagi ei hakanud nüüd ja kohe, kui tuli küberturvalisuse seadus ja kui tuli NIS2,
perearstidele on andmekaitse ja nende patsientide andmed olnud kogu aeg väga tähtsad, siis kui nad olid veel vana nimetusega, delikaatsed isikuandmed, nüüd on nad eriliigilised isikuandmed. Vanasti räägiti rohkem andmekaitsest ja nüüd on juurde tulnud see küberkaitse. Küberkaitset ongi meil vaja selleks, et andmeid kaitsta. Ja see oli kõigepealt võttis selle teema üles Sotsiaalministeerium, see võib-olla võis olla mingi 2015, 16, 17 või mis iganes, kui hakati nagu rääkima teadlikumalt ka küberturvalisusest. Ja siis me koostöös RIA-ga, Eesti Perearstide Selts, tegi ka sellised baasturbemeetmed, mis räägiti läbi siis haigekassaga ja neile pandi isegi mingid rahanumbrid taha, see seoti perearstide teenuse lepinguga ja neid me siis hakkasime rakendama. Ja siis tuli lauale küberturvalisuse seadus, siis tuli Sotsiaalministeeriumist meil vaidluste teel otsus, et me nagu ei lähe selle seaduse alla, vaid meile tehakse valdkonna spetsiifilised reeglid, mida siis juhib Sotsiaalministeerium ja selles teadmises me siis elasime ja perearstega koolitati siis. Nii, ja siis tuli see e-ITS, langes meie peale ja millest me ei saanud aru, mis lämmatas meie tegevust, mille osas me ei osanud mitte kuskilt miskit nagu pihta hakata ja paljud kulutasid väga palju raha selleks või ei osanud seda üldse teha. Siis tuli see järelevalve oli väga karm ja perearstide meeleolu langes üsna oluliselt. Et ühesõnaga see e-ITS oli nagu elevant portselanipoes, sest peremeditsiin praegu on ju tegelikult üsna sellises haavatavas seisus, et enamus perearste on sellised keskealised, paljud on pensioniealised ja kui nad on pensioniealised, siis nad ei hakka ülemääraselt nõudeid enda peale võtma, mis neid nii palju nagu ohustab. Ütlevad, et nad lõpetavad see teenindamise ära. Ja siis me nagu mõtlesime, et kuidas nüüd siit paremaks saab. Ja siis me istusime ühe laua taga ja teise laua taga ja ütlesime, et me ei saa asjadest aru. Palun meile nagu neid lihtsamaid nõudeid ja ma olen nagu väga tänulik, et töötati välja need esmased turbemeetmed. Kui nüüd te küsite, kaugel me sellega oleme, et te nüüd arvate, et me kõik nüüd oleme nüüd selle aastaga jõudnud kõik nagu ära rakendada. See ajalugu on ju selline, et kõigil midagi nagu on. Mõned rakendavad siiani neid baasturbemeetmeid, teised on natuke kallima või odavama raha eest ära rakendanud endale e-ITS-i, kolmandad on segaduses. Ühesõnaga, et olukord on selge nagu seebivesi, aga meil on nagu mingisugune plaan, mida me nagu praegu teeme koostöös RIA-ga ja ma arvan, et asjad liiguvad selginemise suunas. Oota, ma korra nagu sekkun, et tegelikult e-ITS ei ole nagu elevant portselani poes. e-ITS on väga hea asi. e-ITS-il on lihtsalt mahukas, ta on võrreldav siis... Elevant on ka väga hea asi. Sa võib-olla defineeri see e-ITS ära. Inimesed arvavad, et sa räägid mingist oma sõbrast. Eesti infoturbestandard, aga ta on mõeldud just suurtele organisatsioonidele. Et see viga, mis seal tekkis, oligi see, et suurtele organisatsioonidele mõeldud siis Eesti infoturbestandard, et seda pidi täitma siis absoluutselt kõik. Ka need ühe nimistuga perearst, kes tõesti ei saa aru, mis asi on DLS, mis asi on WAF, mis asi on VPN, eks ju. Et nemad said ka selle. Et see oli see viga tegelikult, tagantjärele. Ma saan seda, julgen seda öelda, eks ju. Ja sa lubad, ma võin olla kriitiline natuke. Absoluutselt ja me tegelikult oleme mitu küsimust saanud ka meie publikult, et see on üks väga hea point täpselt meie teemasse, et loen ette teile siis. Kiusamisena võib pigem tunduda see, et väga erineva profiili ja võimekusega asutustelt nõutakse sama hügieenitaset ja meetmeid, mis pahatihti üldse ei kohaldu. Kas sellega tegeletakse, küsitakse? Henri. Kui ma võin. Tegelikult ma tahaks pärast sinu päris alguse küsimuse juurde ka minna, aga tegelikult kusjuures ma lähengi selle juurde ja siis ma lähen selle küsimuse juurde. See asi, mis alguses küsisid ka Taavi käest, oli see, et sa küsisid niimoodi delikaatselt, et miks meil seda seadust vaja on.
see, mida mina kuulen, on see, et miks meil seda jama vaja on, eks ole, erinevate inimeste käest. Ja tegelikult see, noh, esiteks ei ole jama, aga miks meil seda vaja on? No lähme 20-30 aastat tagasi, eks ole. Mina olin väga väike siis, eks ole, olles 33 aastat vana, aga läksid arstikabinetti, eks ole, ütlesid, mis sul viga on ja nii edasi. Arst käsikirjaliselt tegi sulle retsepti, on ju, pani sinu toimiku riiulisse ja ainuke oht sisuliselt sellele, et sinu andmed võiksid lekkida, oli siis variant 1. Arst lobises naabritädil ära, eks ole, et sul on mingisugune kurguhaigus, eks ole, või põletik, või variant 2, eks ole, keegi murdis sinna öösel sisse, tuli tulekahju. Variant 3, mida mina mäletan, kui mina pisike tüdruk olin ja käisin arsti juures, siis minu perearst pani kõik need toimikud endale sinna laua peale valmis, kes tal täna tulevad külastama. Ja need olid reaalselt nähtavad sellega, et sa läksid sinna ja võib-olla ta läks sul mingi proovi kuskile viima. Ja need olid reaalselt isikuandmetega, need olid kõik seal laua peal. Perearsti toas polnud mitte ühtegi kaamerat asja, ma istusin 10 minutit, ma oleks võinud need kõik läbi lugeda, nii et kolmas variant on ka. Variant 4 on ka, mida ma ise olen. Ma olen ise käinud perearsti juures ja siis perearst läks ära. Vaatasin talle arvutiekraani, tal oli eelmise patsiendi andmed, kõik ma lugesin ära. See on ka, eks ole, ja ekraane tol ajal ei olnud ja need asjad on jah, selles suhtes need probleemid on jätkuvalt üleval. Siin mõnel tervishoiuasutusel olid, eks ole, suured telekad, eks ole, et patsiendi nimi, kes on järgmine patsient, eks ole. Aga see selleks, eks ole, see ei olnud mitte see point. Point oli selles, et need nii-öelda ohud olid üsna nagu lokaalsed. Nüüd, kui me 20-15-10 aastat tagasi muutusime nagu digitaliseeritumaks ka tervishoius, eks ole, tekkis kohustus ju kõikidele arstidele panna kõik andmed digilukku, on ju. Ja nagu muu maailm on ka eks ole kohutavalt palju digitaliseeritumaks muutunud, siis meil tekkiski see probleem, et meil on need andmed ju internetis üleval, eks ole. Ja kui me ei rakenda elementaarset küberhügieeni, siis saavad suvalised küberpätid need endale, eks ole, võtta, küsida lunaraha nende nõuetest ja neid olukordi on ju olnud, eks ole, mis neil avalikud case'id on, eks ole, Asperi Biogeene, selline suurepärane ettevõte, kes osutab geenianalüüse, on ju. Paar aastat tagasi käidi küberpättide poolt neil sees, võeti, ja noh, ma korra selgitan, mida nad veel teevad, et noh, sisuliselt, kui meil on Eestis suured haiglad, eks ole, sa lähed sinna vastuvõtule, nad võtavad sult vereproovi, on ju, sa tahad mingisugust testi teha, siis see nii-öelda proov, on ju, liikus sinna Asper Biogeenele, siis nad saatsid nagu haiglale see vastuse tagasi, et mis sul siis noh, võib-olla viga on. Ja seal nagu sellel ettevõttel oli intsident. See intsident avalikel andmetel oligi selles, et neil ei olnud piisavad kübermeetmed kasutusel. Pätid said üsna lihtsalt sees ära käidud, välja tuldud ja siis ütlesid, et maksa meile, tsiteerides kultusfilme, $1 miljon. Tegelikult ma ei tea, mis summa oli, aga kokkuvõtlikult maksa meile lunaraha, muidu me need andmed sulle tagasi ei anna. Ja selliseid asju on juhtunud. Ja tegelikult see ongi see põhjus, et me oleme nii digitaliseeritud praegu, me peamegi rakendama asju, mis 10-15 aastat tagasi tundusid absurdsed ja me ei saa teisiti minna. Ja tulles selle küsimuse juurde, siis mis see küsimus oli? Sorry. Kas suured ja väiksed, et nii-öelda... Aga jah, see on hea küsimus ja see nagu mulje võib tekkida, aga see nüüd tuleb NIS2, eks ole, direktiivist. Mis asi NIS2 direktiiv on see, et noh, Euroopa Liit, eks ole, Brüsselist oodatakse palju head paberit ja direktiiv on siis Euroopa Liidu seadus, mis tuleb siis Eesti seadusesse vastu võtta. Me peame selle vastu võtma. Ja see loogika, kuidas neid erinevaid subjekte parema sõna puudumisel eristatakse, seda tegelikult tehaksegi valdkonniti ja suuruseti. Ehk siis punkt 1, meil on mingisugused kindlad valdkonnad, mille osas siis Euroopa Liidu seadusandja on pidanud neid piisavalt tähtsaks, et need peavad mingid küberturbe nõudeid rakendama. No näiteks jäätmekäitlus, need, kes prügi ära viivad, pilveteenuse osutajad, Amazon ja Microsoft ja nii edasi, avalik sektor, eks ole. Ja siis lisaks ongi seal kirjas veel jämedalt see, millest praegu siin juba räägiti ka, on see, et sa pead neid meetmeid rakendama, neid rangeid meetmeid üksnes siis, kui sa oled üldreeglina vähemalt keskmiselt suur ettevõte, ehk siis sul on vähemalt, eks ole, seal 50-100 töötajat, eks ole, käive on ka vähemalt 10+ miljonit eurot, et mingisugune vahetegu seal on. Aga tõsi on ka see, et kui sa osutad nii kriitilist teenust, et riik selleta ei saaks üldse hakkama, näiteks pangad ja nii edasi, siis vahet ei ole, mis su suurus on, sa paratamatult lähed sinna normide alla, sest sa pead neid nõudeid järgima.
Igasuguste nii-öelda normide alla läheb ka Meliva, mis on märksa suurem kui võib-olla mõni väike perearstikeskus, et enne kui ma meil on siin mega palju ägedaid küsimusi tulnud, enne kui ma nendega edasi lähen, siis ma küsin hästi sellise konkreetse küsimuse sinult, Karl. Kuidas teil päriselt läheb täna seal? Kas sellisel suurel meditsiiniasutusel nagu Meliva on lihtsam, on täna, sa võid öelda, küberturvalisus teie ettevõtte juhtkonna laual? Jah, on. Aga jällegi ma arvan, et me oleme siin mõnevõrra privilegeeritud seisuses. Et just see, et ka tänu, kuna Soomes rakendati see nii-öelda seadus juba varem, siis läbi meie emafirma on nii-öelda me oleme saanud väga palju tuge, et nii-öelda seda nagu rakendada. Et me küll nii-öelda lähme seda klassikalisemat, seda ISO 27001, mis on siis nii-öelda rahvusvaheline standard sellele küberturvalisused, lähme küll nagu nii-öelda seda teed, aga sisuliselt jah, me saame sealt seda palju tuge. Ja kõik, mis puudutab seda sellist rohkem tehnilisemat poolt, et see on meil nii-öelda grupi tasandil juba olemas. Ja see jällegi, aga see ongi meeletu privileeg, et ma täiesti mõistan seda, et nii-öelda seda ka nullist ehitada ja ega me ei ole Eestis ainukene, kes nii suur on, ja kellel võib-olla ei ole sellist nagu nii-öelda just suurema IT-meeskonna tuge, et seal ma näen, et isegi kui on nii-öelda saavutatud mingi standardi küpsus justkui, siis kui hakata nagu vaatama seda sellist igapäevast taktikalist tasandit ja kuidas need meetmed tegelikult nagu rakendatud on, et siis on näha, et see ongi nagu keeruline. Aga tuli ära. Tegelikult on täpselt see, sa ütlesid seda, mida ma tegelikult alati tahan kuulda, et küsida, kas seda seadust on vaja. Siis tegelikult ideaalmaailm võiks olla niimoodi, et see, ütleme, NIS2 tuleb, eks ju, meil ettevõtted loevad seda. Ahah, meil on kõik nõuded täidetud. See oleks ideaalmaailm. Küsimus ongi selles, et miks seda seadust vaja on, et seda teadmust ja vastutust viia edasi. Seda ei taheta võtta. Ma olen kuulnud nagu juhtumeid, eks ju, kus ettevõtte juhid ütlevad, et nemad sellega ei tegele. Küberturvalisus, küber on üldse mingi ruum, mida käega katsuda ei saa, midagi vaadata ei saa. Hiljem võib-olla keegi ütleb sulle, et meil käidi sees, ma ei tea, uks oli ju lukus. Aga tegelikult ideaalmaailm ongi selles, et minu silmis oleks selline, et ettevõtted, kes osutavad teenust läbi võrgu, nad rakendavad kõiki neid meetmeid ja kui tuleb ka järgmine NIS, siis nad ütlevad, et ahah, selge. Meil on ISO 27, me oleme kõiki turvameetmeid rakendanud. Jah, seal on mingid teatud asjad, et me peame ennast kuskile üles andma mingisuguse juhtkonna liikme, kes siis vastutab. Muidu on kõik, eks ju, või kes on kontaktisik, eks ju. Et see oleks ju tegelikult ideaalmaailm. Aga pole. Aga kui me rääkisime sellest võib-olla siis juhtkonna laual olemisest, et kui oleks see küsimus tõstatud pool aastat tagasi, siis ma elasin kuidagi mingis võib-olla veidi sellises mullis, et kuna vaadates ka minu eelnevat tausta, kus ma siis töötasin tootmisettevõttes, siis väga palju nagu nii-öelda juba tarneahelas eespool olevad näiteks ettevõtted, nad dikteerivad sul väga palju ette. Meliva näitel ka, kuna meil on töötervishoid, on väga oluline ärisuund, siis suured rahvusvahelised ettevõtted, kellel on siin nii-öelda siis arukontorid, nemad juba väga selgelt kirjutavad sulle ette, mis sul peavad olema. Sul ei pea olema seda standardit iseenesest, aga siis järgmine küsimus on kohe see, et põhimõtteliselt näita ära kõik need standardile vastavad asjad, mida sa siis teed, selle jaoks, et seda nagu hoida turvalisena, eks. Nüüd, seda, ja miks ma ütlen just seda poole aasta ajahorisondist rääkisid, et mul on nii-öelda võimalus olnud siis paari teise Eesti ettevõttega üsna lähedalt nagu tuttavaks saada ja ma näen seda, et tegelikult on ka ettevõtted, kus seda vastutust tegelikult ei mõisteta. Et seda, sa võid sellest rääkida läbi siis sellise nii-öelda otsese ohu, eks mingite trahvide kõige selle näol, kadunud ärivõimaluste kõige selle raames, aga on väga palju kohti, kus öeldakse ikkagi see, et see on midagi, millega IT justkui tegeleb, ja sealt seda edasist mõistmist, et ei ole. Melivas kindlasti nii ei ole. Just, et üks point ka, mis ma tahtsin siit edasi arendada, et sa ütlesid ka, et täpselt, et tegelikult see võiks olla nagu konkurentsieelis isegi see, et kui keegi valib teid kui partnerit endale, siis kui sul on ette näidata see list, et me suudame siia andmeid hoida ka turvaliselt, siis see ju võiks olla konkurentsieelis. See on selge ka see, et ütleme juba see küsimuste hulk, mis sulle tuleb ka sihukese
mingite hangete raames, et me oleme perearsti teemast läheme nüüd natuke kaugemale, aga et juba see, seal see dokumentatsioon ja makulatuur, mida sa pead täitma ja näitama ära, et sul need meetmed nagu paigas on, et see on nagu juba päris muljetav. Ja, et see tarneahela küsimus on nüüd kerkinud väga üles, et see on minu meelest ainult positiivne. Ja ma ise ka olen kuulnud, kuidas väga paljud ettevõtted, kes siis teevad alltöö ettevõtted, kellega on alati öelnud, et mis mõttes küberturvalisus, mis ISO sertifikaat 27 000, mis asi see on? Ei huvita. Nüüd siis NIS2-ga on öeldud, et küsitud, et kuule, mis asi see oli, et meil nüüd see meie siis peatöövõtja nõuab meilt seda. Ja minu meelest on see positiivne, et hakatakse mõtlema sellele, et see on su äririsk. Päeva lõpuks on see äririsk. See on nii kihvt, et kõigi nende standardite raames, vähemalt kus mina olen osalenud auditi protsessides, seal on niimoodi, et võetakse juhtkond kokku, seal see võib-olla see laiendatud juhtkond, võib-olla Eesti mõistes juhatus. Ja siis see on iga kord on seda küsitud, kas juhtkond toetab küberturvalisuse meetmete rakendamist. Ja see tundus mulle enne, kui seda NIS2 raamistikku ja nüüd ütleme just siis viimase poole aasta kogemuseni, see tundus hästi selline nagu linnukese märkimine. Aga tegelikult nagu see, kui vaadata, et mis on see olukord siis, kui ta ei ole selle juhtkonna laual ja eriti kui ka võib-olla IT-l ei ole nii suurt kaalu, mitte füüsilist kaalu, et seda nii-öelda läbi suruda rohkem, et siis ta ikkagi jääbki täitsa niimoodi nagu serva teemaks. Aga praktika on see, et IT tuleb igale poole sisse, ehk siis igal pool see teadmus, et on olemas küberohud, nende vastu peab astuma samme, sellega peab tegelema. Me ei räägi ainult siin nüüd perearstidest, me räägime absoluutselt kõigest, et öelge mulle koht, kus nagu IT-d enam ei rakendata. Et me räägime, loomulikult me võime rääkida nendest kuulsatest lumelükatest, eks ju, aga ka neil on olemas GPS-seade, mis neid trackib ja vaatab, eks ju, et see tuleb igale poole. Reet, ma näen, et sa oled juba tükk aega tahtnud midagi öelda siia vahele. Ja mulle väga meeldib, et tarneahelad tulid nagu päevakorrale. Ma kõigepealt küsin, et kas ma mäletan õigesti, et laborid ja paljud ka eraettevõtjad ei ole tegelikult küberturvalisuse seaduse subjektid? Ei ole. Ei ole. Ja see tegelikult, ma kohe seletan ära, miks ei ole. Et kui me nüüd NIS2 võtsime üle, siis tingimus oli see, et me võtame selle miinimumvormis üle. Ehk siis me ei hakka, on niisugune mõiste nagu ülekuldamine. Ülekuldamine on siis see, et me paneme sinna enda poolt veel kitsendavad sätted sisse. Ja samane perearstide puhul meil tegelikult arutelu käis ministeeriumis väga pikalt just selle üle, et kui me vaatasime, et justkui perearstid kasutavad seal 4-5 erinevat programmi. Perearstid on subjektid, aga nende programmide siis arendajad, ettevõtted, kes seda pakuvad, justkui ei ole. Nüüd, kui me sisse paneme, siis oleks olnud kohe tekib see vastuolu, et siis nüüd me hakkame üle kuldama seda ülevõtmist. Teisest küljest, mis on nagu positiivne see, et kui nüüd kõik perearstikeskused hakkavad küsima neid samuseid nende teenuse pakkujatelt, neid nõudeid, siis nad peavad hakkama neid rakendama. Aga see on tõesti, see on üks selline koht, mida me oleme näinud. Ja ma arvan, et me ei saanud võtta seda, ütleme siis NIS2 raames ette. Et me seaduse loomisel meil on 2 väga erinevat siis teekonda. Üks on see, et me võtame üle Euroopa Liidu õigust ja direktiivi. Teine asi on see, et me teeme nüüd siseriiklikult midagi korda. Need on täiesti erinevad ja sellepärast ta jäi sealt välja. Aitäh selgitamast. Minule ettevõtjana ma tegelikult palun väga vabandust, mind nagu väga ei huvita see, mida te saate või ei saa, aga lahendage minu jaoks asjad ära loogiliselt. Et nagu sa ütlesid, et meil on üks perearstidele pakuvad programme või need platvorme, kus me töötame, andmeid hoiame, andmeid haldame, töötleme 4 suurt asutust. Perearstikeskusi on kuskil 425 või peale, kuskil mingisugune pealt 400. Väga paljud on neist mingi 4-5 töötajaga siuksed ühe nimistuga perearstikeskused. Meie perearstikeskus 20+ töötajat on selline siuke keskmine, aga ka ikkagi nagu väike ettevõte. Et kujutage ette, et minusugune keskealine tädi läheb kontrollima Medisofti või läheb kontrollima Synlabi või läheb küsib Melivalt, et vabandage, kuidas teil see, mis asi see rakendatud oli? Et mul ei ole selleks pädevust.
mul ei ole IT-list kõrgharidust, ma olen õppinud arstiks, ma tean, kuidas su nohuköha ravida, ma oskan sind võib-olla, et kui sul puusad jäävad haigeks, oskan sind endoproteesimisele saata, ma tean, mis on endoproteesimise teekond, kui teil on lapsed kodus, siis me jälgime nende laste tervist ja nii edasi. aga et ma seda saaksin nagu teha, siis ma tahaks, et meie nagu teenusepakkujad, et meie ei oleks need kontrollimehhanismid. Et ma saan aru sellest äriloogikast, et Meliva rakendab neid mingisuguseid standardeid sellepärast, et mingid suured teised rahvusvahelised korporatsioonid nagu nõuavad, et see on nagu niisugune, ongi niisugune iseregulatsioon. Aga perearstid on siin natukene niisuguses kakofoonilises seisus, et nad on küll ise ettevõtjad, aga nad on ise väga piiratud ettevõtjad, et ma tegelikult tahaksin olla arst. Siin tuli tegelikult üks, kas ma võin võtta ühe küsimuse, meie publik tahab jubedalt kaasa rääkida, nii et meil oleks vaja 2 tundi veel umbes, et me kõik need küsimused saaks üle käia. Aga väga nagu meie jutu jätkuks küsiti sellist asja, et miks ei võiks olla perearstikeskustel keskset riigi poolt loodud lahendust küberturbe jaoks? Kas see võiks probleemi lahendada? Kuidas see välja näeks? Mina vastan nüüd. Eks me nagu oleme nagu üritanud ka nagu kohaneda ja oma partneritega rääkida Tervisekassaga, rääkida Sotsiaalministeeriumiga, et aidake nüüd meid, et kuidas me nüüd teeme, et riik on delegeerinud, sa küsisid, kes vastutab. Riik on delegeerinud vastutuse oma patsiendi andmete eest, antud hetkel siis väikestele perearstikeskustele. Et me tahaksime mingisuguseid tsentraalseid lahendusi, me tahaks tegelikult minna sinna algusesse tagasi, kus lepiti kokku, et meile kehtestatakse valdkonna spetsiifilised reeglid. Ja siis me mõtlesime välja sellise asja, et tegelikult ma räägin vahepeal, et kuidas perearstikeskuseid rahastatakse. On selline kulumudel, kus on erinevad read, millele mis kulub, eks. Vanasti oli seal selline rida nagu arvuti töökoht, eks ju, mis koosneb siis tool, laud ja arvuti. Et nüüd on sinna lisandunud ka rida küberturvalisus. See on 49 eurot kuus nimistu kohta. Ja et siin me mõtlesime sellise asja, et tegelikult selle, üks asi, et sul on nüüd nagu arvuti, sul on siis mingisugune võrk, aga keegi peab ka seda haldama. Et kes see seda haldab, kas see perearst ise siis peale tööpäeva lõppu läheb peadpidi sinna kuhugi serveriruumi hakkab haldama ja mingisuguseid dokumente kirjutama või aga meil on vaja kogu seda süsteemi pädeva haldusega. Ja siis nüüd on meil selline mõte, et Tervisekassa on tegemas hanget, arvutitöökoha hange, kus siis on võimalus juba, kus siis saavad turule tulla pakkujad, kes pakuvad arvutit koos haldusega ja kuna see on siis nagu hange, siis tekib ka juba mingisugune selline huvi võib-olla seda teenust nagu pakkuda, võib-olla see hakkab ka seda hinda natukene nagu reguleerima, et see ei ole enam nagu selline, et need IT-teenuse pakkujad, mis teatavasti ei ole väga odavad pakkujad, et võib-olla see hind hakkab ka kuidagi nagu reguleerima, et me väga loodame, et sellest midagi tuleb. Ja, et ma võib-olla ütlengi, et olemegi ise mõelnud, et see samane keskne arvutitöökoha pakkuja lahendaks väga palju probleeme just väiksemate puhul. Ma jään sul vastuse hetkel siin võlgu, eks ju, kui kaugel need arutelud on, aga see oleks kindlasti üks võimalus. See teine küsimus, mis sa ütlesid, et palun tehke midagi, võtan selle kaasa. Meil tegelikult hakkavad niikuinii peale küberturvalisuse seaduse nii-öelda siis muudatused, vaatame üle, saame selle küsimuse sinna sisse võtta, aga mõtlengi, et need käivad nagu eraldi, üks on Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine, teine on siis siseriiklik. Et meie eesmärgiks ju ei ole jällegi kedagi kiusata, vaid kui me näeme reaalselt, et see muudab asja paremaks ja see on tehtav, siis me teeksime seda. Mis mulle ei meeldi võib-olla valdkonna selline eraldi regulatsioon. Sest neid valdkondi on väga palju ja päeva lõpuks on siis, kes seda teeks, Sotsiaalministeerium, kas nendel on olemas pädevus küberturvalisuse nõuded kirjutada? Kas perearstil on pädevus kontrollida näiteks, kuidas Meliva või Synlab oma standardeid rakendab? Et siin selles suhtes, et ma pigem hoiaks ikkagi, ütleme, nõuded võiksid olla ühised kõigile, kui me räägime eriti veel baasidest.
et selliselt see töötab palju paremini, sest kui me tuleme nagu eraldi, hakkame tegema neid valdkondi, Euroopa Liidu poolt on tahetud ka teha valdkonna spetsiifilist regulatsioone. Minu meelest, siis me jäämegi neid treima ja päeva lõpuks meil ei ole olemas nii palju juba ressurssi, et neid teha, neid hallata. Et baas, mis katab enamuse ära, on väga hea ja sinna kõrval tulekski siis, sinna peale tulekski Eesti infoturbe standard. See mudel minu meelest töötab. Et ma nagu seda reformima ei läheks, aga küll just vaadata neid tehnilisi lahendusi, et perearstikeskustel võiks olla siis keskne arvutitöökoha pakkuja, mis lahendab nende väga palju probleemid ära. Ja kui me lisame sinna siis selle tarneahela komponendi, ehk need samased keskmed laborid, kes pakuvad perearstikeskuse siis tarkvara, et nemad juba oleksid ära. Ma ütleks, et me lahendaks siis selle lõvi osa probleemist ära. Ma tooks ühe näite veel siin, eks. Et sa ütlesid, et paljud perearstikeskused on pihta saanud. Ma võib-olla paljud ei ütleks. Üksikud on, aga neid on. Ja. Et me ei ole sellest väga palju kuulnud, see lahendatakse ära, võib-olla mingit lühikest aega on mingi perearstikeskuse IT-süsteemid maas, saab hakkama. Aga kui on maas programmi arendaja, siis on maas kõik Eesti perearstid, sest me oleme tõesti niivõrd digitaliseeritud. See juhtus, kas see oli vist eelmine kevad, et peaaegu terve tööpäeva üks suur arendaja süsteemid olid maas. See tähendab, et ei teinud tööd nõuete kohaselt kogu väga suur osa Eesti perearstidest. Ma kõigepealt küsikski vahele, aga mis juhtus, et päev otsa oli maas? Kas oli perearstikeskused, kes otsustasid, et nad vahetavad teenuse pakkujat? Kas sul on olemas seda infot? No see päevaega ei ole veel, me ei ole mingi erakorralise meditsiini osakond ja meil ei ole hingamisaparaate ja nii edasi, eks ju, mis sellest asjast sõltuvad. Meie patsiendid olid üldiselt mõistlikud. Meil on olemas paber, meil on olemas pliiats, meil on olemas stetoskoop, et saab nagu hakkama. Meil on olemas sahtlis mõned paberretseptid. Tuletame meelde, kuidas neid nagu kirjutatakse ja mõnele patsiendile sai öeldud, et kui see jama ükskord läbi saab, et siis sa võib-olla saad, et ehk homseks saab korda, et ära enne homset apteeki nagu mine. Aga see tähendab seda, et ma pean kõike seda pärast nagu tagasi algdama ja digitaliseerima kogu seda tegevust. Ma korra ütleks repliigi. Aitäh, selles väga valgustav oli kuulda seda ja ma mõistan seda muret, eriti väikeste perearstikeskuste või nende perearstide puhul, kes toimetavadki üksinda. Mis paneb selle küsimuse juurde, et Reet, sa mainisid seda, et arsti ülesandeks ei peakski olema küberturbest arusaamine. Ma olen sinuga printsiibis nõus ja sellepärast mulle tihtipeale meeldib tõmmata seda paralleeli ja vabandage nüüd selle brutaalsuse eest või lihtsuse eest, aga küberturve on veidike nagu raamatupidamine, eks ole. Et kui seal on ettevõte, eks ole, siis samamoodi nagu küberturbe eest juhatus vastutab, eks ole, raamatupidamise eest. Aga tihtipeale, mis tehakse, võetakse see raamatupidamise teenus siis väljaspoolt sisse, eks ole. Leitakse raamatupidaja, leitakse raamatupidamise teenusepakkuja, kellele makstakse raha selle eest, et numbrid oleks korras, eks ole, ja et siis Eesti Maksu- ja Tolliamet ei tuleks, eks ole, pärast väärteomenetluse või mis iganes muu asjaga sulle peale. Et see on samamoodi, et ma arvan, et küberturvalisuse puhul ka juhatus vastutab, eks ole, perearst sisuliselt vastutab, eks ole, aga ta ei peaks sellega tegelema. See mündi teine pool, jah, nõus on see, kus see raha siis tuleb, on ju. Iseenesest tekib siis see küsimus, et okei, et ettevõtlusvabadus väga-väga oluline asi, aga kas meil peaks mõtlema selle poole, et perearstid võib-olla peaksidki olema rohkem koondunud siis mingisugustesse keskustesse, mis iseenesest võimendaks seda võimekust osta seda IT- ja küberturbe teenust sisse, sellest raha maksta ja muuhulgas omaks paremat jõuulga kõikide teenusepakkujate suhtes. Aga see on siuke keerulisem arutelu, sellepärast et see piirab väga palju ju ka arsti ja perearsti vabadust toimetada üksinda kuskil väga kauges kohas, eks ole, üksinda olla ja neid teenuseid pakkuda. Ja see valus teema. Henri, aga nüüd see läksidki vaata just seesamane, et selline keskne teenusepakkuja, arvutitööga pakkuja tegelikult. Need see peale üks, nüüd võib olla ka mitu, on ju. Aga päeva lõpuks see jõuab ju sinna, ka sinu jutt jõuab see mõte sinna. Vahe on lihtsalt see, et kas ühte reguleerib turg, on ju, teine on see, et kas see peaks olema riiklikult, eks ju, tsentraliseeritud. Ma arvan, me seda perearsti reformi diskussiooni ei peaks siin võib-olla alustama, sest see meil läheks ikkagi väga pikalt siin eriarvates meie erinevaid taustu ja võib-olla arusaamist sellest. Aga ma arvan ka, et see,
kui me räägime mingist nagu diferentseerimisest või natukene nagu teistmoodi tegemisest, siis üks variant on see, et kui me vaatame suurtes keskustes, kus tegelikult ongi juba teatud koondumine juba toimunud, on ju, 20 arstiga see kliinik on ikkagi juba nagu nii-öelda Eesti mõistes, ma ütleks pigem võib-olla nagu nii-öelda keskmine või pigem juba suur ettevõte versus siis tõesti mingid mustveed ja väiksed kohad, kus on siis nii-öelda see väiksemad perearstid. Ehk et sul võibki olla see, et suuremates keskustes, kus turg justkui võiks selle asja nii-öelda paika panna, et meil on endal siin ju teenusepakkujad, kes suudavad seda nii-öelda pakkuda ja siis on need äärealad, kus sul tõesti on seda, et kui sul turutõrge on, tuleb mõelda, et mis on siis see lahendus see, et seal seda pakkuda. Nüüd rääkides sellest, see võrdlus oli jah, mul oli ka tagataskus just see bilansi nagu asi, et justkui, et seda ju ka ei pea teadma enne või tööõigus, mis tänapäeval on hästi keeruline. Aga paratamatult vähemalt see baasosa see on paratamatus see, et see lihtsalt peab olema nagu nii-öelda selle juhtkonna ja selle ettevõtte siis laual. Ja see on üks asi, mida näiteks meie ka väga selgelt oma klientidele ütlemegi, et teie olge arstid ja teie tegelege oma tööga nagu ja me nagu teeme kõik korda sellega, et te saaksite asju teha ja teid usaldatakse. Siin oli üks hästi huvitav küsimus ka veel, et mille peale ise ma ei ole isegi mõelnud ja võib-olla küsiks publikult, varsti lasen teil käed tõsta ka, et kas ma tarbijana või siis patsiendina näen seda, et perearstikeskusel X ei ole näiteks turbenõuded tõendatult rakendatud, et saaksin teha teadliku valiku. Ehk siis, kui me mõtleme üldse nagu perearsti valikut, siis see on lihtsalt see, et mul võib-olla veab, et mind võetakse sinna nimistusse. Minul tavaliselt on see niimoodi käinud, kui oled elukohta vahetanud, et saadad toreda kirja ja võib-olla on veel ruumi kedagi juurde võtta. Aga kas meil siin publiku seas on mõni inimene, kes on teinud perearsti valiku ja mõelnud, ma ei ütle, et otsuse sellelt põhinevalt, aga mõelnud sellele, kui ta valib perearsti, et kuidas see perearstikeskus minu andmeid haldab? Me ei saa kahjuks valida, aga ideaalses maailmas valikuks Melivas versus... Aga see on jällegi, millest me räägime konkurentsi eelis, et kui sa oled suur ja sa oled täitnud need reegleid, et tegelikult vaatame täna üleüldse arsti juures, võib-olla käiaksegi rohkem erakliinikutes, sa saad kiiremini vastuvõtule, võib-olla teenuse kvaliteet on see, et sul on laiemad võimalused ja nii edasi, et tegelikult on ka kahju sellest, et kui siis jääb seal võib-olla väga hea arsti juures käimata lihtsalt sellepärast, et tal on väike üksus ja ta pole saanud endale seda tagada. Me sinna, eks ju, et mis mulle meeldib see mõiste, mis tuli, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Tahaks minna küll sinna, aga kahjuks võeti teise kohta. See on juba natuke teistes reeglites kinni, et Meliva paraku näiteks ei saa perearsti nimistut kuidagi võtta. Seal on ju selged omandipiirangud ja seda lihtsalt ei saa teha. Ja see võib-olla on üks teine vaidlus ja see esmatasandi arstiabi korrastus, et selles võiks terve festivali teha tegelikult. Aga natuke ei tahaks nagu tekitada nüüd perearstidest mingit kolli, et inimesed nüüd teisest küljest peaksid hakkama kartma, et nende andmed on kuidagi nagu mõne perearstikeskuse käes nagu õudselt ohus, sest nagu ma alguses ütlesin, et midagi kõik järgivad ja midagi kõik on ikkagi nagu kuulnud ja andmed on meile olulised ja kui see kuidagi nagu kõlas, et me ei taha küberturvalisusest midagi kuulda, siis ma ei tahtnud seda niimoodi nagu öelda küll. Aga küberturvalisuse reegleid, mitu rida neid on seal, neid esmaseid turbemeetmeid? Mitu? Üle 50, alla 60. Et need on natuke küll seotud, aga nad ikkagi jagunevad. Need on sellised organisatoorsed meetmed ja on IT-lised meetmed. Me need organisatoorsed meetmed võtame juhtkonna tasandil hea meelega enda kanda. Me koolitame oma töötajaid. Me räägime neile, et kui nad kabinetist lahkuvad, et siis nad peavad vajutama selle Windows ja L-klahvi ja nii edasi, eks. Et iga aasta meie töötajad teevad RIA tehtud küberturvalisuse testi. Et ma arvan, et selline käitumuslik mindle on nagu küll olemas. Aga millega me nagu hätta jääme, et me jääme hätta
võtta selle tehnilise poolega ja ka meie teenusepakkujad, internetiteenuse pakkujad, neil on segadus, et millised need reeglid on ja kuidas rakendada. Et mina ei taha, et minu see internetiteenuse pakkuja oleks nagu vorstimüüja, kes küsib minu käest, no millist vorsti sa tahad, et kas sa tahad lastevorsti või sa tahad keetovorsti. Ma tahan, et tema oleks nagu sihuke spetsialist, et mina annan need meetmed sinna, ütlen, minu keskus on selline, meil on need nagu meetmed, ole hea, tee nii, et oleks küberturvalised. Et ma tahan minna selle küberturvalist teenust osutava IT-ettevõtte juurde ja öelda, et tee mulle nüüd seda. Tee korda. Tee nii, et meil oleks küberturvaline. Parem teenuse pakkuja sul on valida. visiitkaardid kaasas, sa võid anda talle. Pärast jagan siis, eks ole. Mul on üks hästi see kerge näide, kui oli see küsimus selle kohta, et kuidas ära tunda seda, et kuidas selle küberturvalisusega lood on. Et kui perearst suhtleb näiteks mingisuguse üldise meiliteenuse pakkuja, näiteks nagu Gmail või Hotmail või mis iganes, ja siin on tehtud mingi üldine aadress, näiteks, et perearst see ja see @gmail.com, siis see on tavaliselt see nagu nii-öelda nüanss, kus tekivad nagu küsimused. Sest seal on enamasti kõik õed ja kõik on seal ühise mailboxi taga ja sealt see sisse saamine ja see, kus info liigub. Me teame, see on probleem, selle probleemiga me tegeleme, selle sama keskse arvutitöökoha teenuse kaudu me tahame sellised asjad näiteks nagu ka ära lahendada. Meil on olemas need digiplatvormid, me üha rohkem õpetame meie patsiente, palun pöörduge sealt, see on päris lihtne, aga sealt lihtsalt tuleb sisse logida ja teie andmed on nagu hoitud. Aga see on ka, et me tegelikult natuke võitleme patsientidega, sest patsiendid tahavad nagu võimalikult ruttu teenust saada, nad tahavad võimalikult kirjalikult, võimalikult kaugelt saada, nad lihtsalt ise kirjutavad väga avatult kõigest, eks. Ja meie pigem tõmbame pidurit, et teate, ärge sealt kirjutage. Aga hästi tore võib-olla enda kogemusest ka, et minu perearstikeskus alati, kui ma isegi, ma ei tea, üritan helistada, ma ei saa kohe kätte, siis mulle tuleb automaatselt seal see, et meil on tegelikult selline portaal olemas, sa saad sealt juba teha selle retsepti pikenduse, sa ei pea meile üldse helistama, sa ei pea meile üldse kirjutama, mitte midagi, lihtsalt pane sealt kaudu, sa näed oma eelmisi retsepte, et tegelikult ma arvan, et see on jõudmas, see on põlvkonna vahetusega jõudmas ja loodetavasti lahendab suure probleemi. Kas sa, Taavi, tahtsid midagi lisada? Ja, mul oli ka, tahtsin tuua selle Google'i näite, eks ju, et noh, tegelikult see ei ole ju okei, on ju, kui perearstid otsustavad, et paneme Google Docsi selle nimistu ülesse, paneme sinna kõik selle delikaatse info ja siis, et kogu see keskus käib siis lugemas, parool on 123 vana kala, on ju. Et noh, et tegelikult ma arvan, me räägime siin päris mitmest asjast. Üks on selline elementaarne küberteadlikkus. Ehk siis see on hästi oluline. Teine asi on see, mis me hakkame rääkima, eks ju, on, kui me võtame nüüd lahti võib-olla sealt ITS-ist mingisugused tehnilised meetmed, et nüüd me seda ei oska teha, aga see kehtib nagu suurematele. Ja need samased esmased turvameetmed, no see on see baas, et tänapäeval, kui me töötame arvutiga, siis see on see baas hügieenitase, mis peab olema kahjuks teada. Ja kui ma töötan arvutiga, siis noh, me ei saa nagu päris ütelda, et sina perearst tegele inimeste ravimistega, et kõik muu juhtub seal küberruumis iseenesest ja arvatavasti oled see turvaline. Et nii see päris ei ole. Ma lühidalt, eks ju, üks on teooria, teine on praktika. Ja kui ma neile esmastele turbemeetmetele peale vaatan, ma päriselt saan aru. E-ITS-is ma ei saanud aru. Aga selle praktika juurde nüüd, meil on väga hea koostöö RIA-ga tegelikult ja RIA ehk siis Riigi Infosüsteemide Amet tahab teha nüüd ühe perearstikeskuse näitel, kuidas neid nagu rakendatakse. Me leidsime sellise perearstikeskuse ja seal see töö käib ja nüüd sügisel me hakkame võib-olla kokkuvõtteid tegema ja ma arvan, et see saab olema üks näidis ja siis me oleme siit koolitustega edasi, et siin on ikkagi nüansid, eks ju, et ja ma arvan, et need asjad hakkavad tasapisi paika loksuma. Eks see vaata, see esmased turvemeetmed oligi, ta hakkas kehtima 1. oktoobril, eks ju, need on ju ka RIA poolt ju välja töötatud ja eks siis jällegi nüüd me kohandame, viime need paremaks, et selle efektiivsus ja kasutegur oleks võimalikult suur. See on üks teema, mis minul hingel ka on, kogu meie küberhügieen, mis täna on ikkagi selles mõttes RIA numbreid vaadates, siis kui jaanuaris sellel aastal kaotati rohkem nagu raha küberrünnakute tõttu kui eelmisel aastal kokku, siis midagi on mäda ja midagi on tegemata, eks ole. Et selles mõttes üks küsimus on siin täpselt tulnud ka sellega seoses, et ma ei tea, õpetajatele näiteks kehtivad ranged keelenõuded. Kas me peaksime arstidele seadma kohustuslikud kübernõuded ja
väga äärmusesse minnes siis siin küsimusega siis ja mitte vastavad siis lahti laskma. Et ma arvan, et lahti laskma me ei hakka kedagi, aga tegelikult üks teema, et Reet, sa tõid siin välja, et RIA pakub küber nii-öelda selliseid loenguid või et sa loed mingid materjalid läbi, vastad mõnele küsimusele. Paraku ma arvan, et see ei ole piisav. Tuleb asjad teha läbi praktiliselt ja täna just vaadates ka nagu sellele otsa, et täpselt ollakse nagu hädas ja tihtipeale ikkagi see pauk käib ära sellepärast, et keegi vajutas lihtsalt midagi valesti või jättis nõrga parooli ja nii edasi, et sellised lihtsad asjad, mis tegelikult aitavad meie nagu siis turvalisust tagada, et ma ei tea isegi kui rääkida isegi nagu mitmeastmelisest autentimisest, et ma arvan, et see on ka nagu uus mõiste väga paljudele inimestele, kes meditsiinivaldkonnas töötavad, siis võib-olla mul nagu laiem küsimus, et millisel päeval me liigume siin ja see tegelikult ei ole seotud ainult ka meditsiinisektoriga, ma võiks siia tuua pika listi veel teisi sektoreid, kus peaks see täpselt samamoodi olema rakendatud, et ülikoolidesse, kui sa lähed juba mingit eriala õppima, peaks olema küberturve, ma arvan, rakendatud ühe osana õppest, et ma ei tea, et täna arstiks õppides pole kuulnud, et käiakse, tehakse ühtegi küber või andmekaitsekursust. Ma tegelikult isegi, sa tulid nüüd ülikooli, aga ma tuleks isegi natuke varasemasse, et meil ju lapsed lähevad kooli, kasutavad seda stuudiumit e-kooli. Ma ütleks, et juba seal peaks olema see sees. Ma ütles ka, et see ei ole nagu arsti spetsiifiline, et see on tegelikult igas valdkonnas ja ma tulen nagu korra nagu tagasi ka selle juurde, et mulle tundub, et nii-öelda sundluslike meetmetega saab pool tööd juba ära teha. Kui sul on juba organisatsioonis sees see, et sul on kaheastmeline autentimine, ehk siis see, et sa pead kahe asjaga sisse logima, kohustuslikuks tehtud, see aitab juba palju. Võib-olla isegi see, et sul see arvutiekraan läheb automaatselt lukku, siis kui ta ei ole mõnda aega olnud kasutatud, sellised asjad, eks ole, minimaalsed paroolinõuded, ma ei tea, 8 ühikut, eks ole, suurtäht, väiketäht, number, see special, eks ole, täht veel juurde, et hästi palju saab ära teha. Ja siis ülejäänud asi on nagu koolitamine, eks ole, et noh, mingisugustest asjadest, ma arvan, saavad kõik inimesed aru. Kui me räägime arstidest, siis tõenäoliselt arstid saavad ka sellest aru, et ma ei tohi seda paberit, eks ole, vedelema jätta ja samamoodi ma ei tohi seda nagu ekraani peal ka jätta, eks ole, neid patsiendi andmeid, eelmise patsiendi andmeid, kui meil tuleb uus patsient sisse, eks ole, kuigi neid vigasid tehakse, eks ole. Ma arvan, et see kõige keerulisem asi on see, et me oleme nendest pettustest viimasel ajal hästi palju rääkinud, on sellised petukirjad, mis tulevad siis e-mailiga, eks ole, kusjuures mõnikord on see, et sulle nagu tundub, et kolleeg saadabki mulle seda kirja, tegelikult tuleb see mingisuguselt suvaliselt meiliaadressilt, eks ole, mingid numbrite jada ja nii edasi. Ja siis tegelikult on ju ka need petukõned ka, on ju. Meil on ju, see on nüüd meditsiini näide, aga jälle avalik informatsioon, meil oli see, siiamaani on ettevõtte Hecotec, kus helistati, oli see vist finantsjuht, helistati, tehti mingisugune ettekääne, ma ei mäleta, mis see täpselt oli, aga ilmselt ala midagi taolist, et ma helistan nagu Tervisekassast, et teil on mingisugune hüvitis jäänud saamata, ja et avage nüüd enda telefon ja teeme kõne ja siis tippige enda neid parooli sisse, eks ole. Et sellised asjad, et seal on see, et ainus asi, mis aitab, on koolitus ja veel üks kord, koolitus. Ma tean, et ma mingisugust promosin ei tohi teha ja ei tee ka, muidu see on pärast pahandada, aga ma võin lihtsalt teha väike sneak peek öelda, et selle aasta septembrikuus tuleb midagi, mis küberhügieeni võiks fundamentaalselt muuta. Taavile ma olen juba seda natukene rääkinud, et midagi väga praktilist, mis loodetavasti teeb selle kõik selleks, et sa saadki päriselt nagu läbi teha kõik intsidendid nii, et teinekord, kui see intsident arvutisse jõuab, siis ta intsidendiks ei muutu. No just täpselt, aga seal ongi oluline on see, et selles suhtes, meil on ka edumeelne ettevõte, me ei ole küberturvalisuse seaduse kohustused, aga me oleme ka seda teinud. Meil tulebki mingisugune inimene, eks ole, kas siis kord kvartalis või 2 korda aastas, tuleb meie kõige suuremasse tuppa, mis meil seal büroos on, eks ole, kõik peavad kohustuslikult kohal olema ja kes ei saa, peab järele vaatama ja tuleb mingi inimene, kes lihtsalt selgitab ära, et mida võid teha, mida ei või teha ja tehakse igasuguseid õngitsusteste ka, eks ole, et see oleks nagu siililegi selge, mida võib teha. Et kui see nagu jutt jääb kuskile meedia tasandile, et RIA on ka siin väga head tööd teinud, eks ole, itvaatliku.ee lehega, eks ole, et aga tegelikult ongi see, et nii-öelda perearstikeskused, eks ole, ja kõik muud, eks ole, ettevõtted peavadki lõpuks selle pingutuse tegema, et keegi tuleb personaalselt ja räägib selle puust ja punaseks selgeks.
üks on kord aastas, aga noh, tegelikult tänapäeval see koolitus enam liigub sinna, et sul ongi võib-olla iga nädal või iga 2 nädala tagant on mingi õngitsuskatse, kus sa läbid mingi minikoolituse, on ju. Ma natuke nüüd üritan avada, et mis see teenus võib olla, aga ma kahtlustan, see on mingi Hoxandi analoog. Me võime pärast off the record jutustada. aga noh, see on mu point, et selles mõttes, et seda noh, kuna see ka esiteks see muutub, teiseks on see, et see ajamäär, mille peale sa mõtled selle peale, et see Oxandi kõige suurem või sihukeste tarkvarade kõige suurem selline mõju on see, et isegi kui sa seal fail'id või midagi, sul jääb see kuhugi nagu siia ajukoore sisse, on ju. Et noh, kui sa tegid korra aastas, siis ta ikkagi sul on niimoodi poole aasta pärast on juba nagu meelest läinud, on ju. Et kui ühe korra vaata juhtub, siis on juba see, et tegelikult meil on sellised ettevõtted ka vaata, kes ju seda konkreetselt saadavadki neid õngitsuskirju ja ma siin hiljuti pidasin vestlust oma ühe tuttavaga, kes juhib Eestis ühte hästi suurt ettevõtet ja siis nemad ostsid selle teenuse endale sisse ja ma küsisin rääkis sellest nii-öelda kokkuvõttest ja ütles ka, et kuidas nagu reaalselt juhtkonna tasemel inimesed vajutasid 25 korda sellele lingile, kui öeldi, et klikki siia lingile, et siin kellegi autovõtmed jäid sinna parklas kuskil on maha kukkunud, et kas need võivad olla sinu omad või oli näiteks see, et sa oled valitud kuu parimaks töötajaks, et ettevõtte omanik on siis maksab sinu ChatGPT kuu mingi tasu nüüd järgmise aasta jooksul ja sa mõtled nagu juhtkonna tasemel 25 korda vajutada sellele ühele samale lingile, et see on ikka päris valus. Minu lemmik on need LinkedIn'i tööpakkumised, et saad kohe 25 000 ja 2 päeva eest ja siis vaatad, kui on lititud seda nuppu. Lõppastmes, ma arvan, et iga organisatsiooni töötaja ja iga arst ja meditsiinipersonal ka tervishoiuasutustes, ütleme, et õige tunne on sul siis, kui iga kord, kui sa meili saad, siis sa vaatad selle 2 korda otsa ja mõtled, veits jalad värisevad. Kas see on päris meil seekord või ei ole? Ja kui sa leidsid ka suvaline number, eks ole, siis sa nagu mõtled, et kes see on. Ja kui sa hakkad iga kord endal digiallkirja panema, siis sa 3 korda mõtled, et kas ma tean, millele ma päriselt seda allkirja panen, et see on nagu see õige koht. Aga noh, tegelikult nagu õige küsimus on ka see, et miks meil siis neid suurepäraseid jutumärkides rünnakuid nii palju on tekkinud, muu hulgas, eks ole, neid e-mailisid, eks ole, ja telefonikõnesid, kõik on eesti keeles, aga see on vana hea AI. Selle tulekuga, vanasti, ma ütlen, et võib-olla 3 ja rohkem aastat tagasi me olime unikaalses positsioonis, et meil ei olnud nii palju ründeid, sellepärast et välismaa petturid ei räägi eesti keelt, aga see nii-öelda barjäär on tehisaruga nüüd täiesti ära ületatud. Ja ei olegi enam oluline, et kui suur või väike see perearstikeskus on, et midagi on sealt ikka võtta ja see ongi täpselt tehisintellekti nii-öelda tulem kahjuks õnneks. Mulle tuleb meelde, ma tegin ekraanipildi, ma sain umbes mingi 5-6 kuud tagasi, sain e-maili, vana hea phishing mail, mis ei olnud AI poolt tehtud, mis oli siis täis kirjavigu, täis totaalselt vigu. Ma tegin ekraanipildi ja ma vaatasin seda meili ja siuke nostalgia tunne tuli meelde. See on et me oleme jõudnud tegelikult sinna, kus seesamased need phishing mailid, igasugused kalastusmeilid, need on niivõrd head ja mis seal ütlen ausalt, nii mõnigi kord ma ise saan selle meili ja ma mõtlen, et kas päriselt. Ja ma vaatangi seda 3 korda ja siis ma otsustan, et see ei saa olla ja kustutan ära. Siin tuli üks kommentaar ka vahepeal, et digipädevused tegelikult algavad juba lasteaias, et tegelikult oleks juba sinna see sisse panna. Ei no mina võtan lihtsalt enda laste pealt vaatan, et see samane e-kool, eks ju, stuudium, ma tegelikult ma vaimusilmast näen ette sihukest e-kooli või stuudiumit, kus laps käib ja siis ütleb, et ta valmistab matemaatika kontrolltööks ja siis tal ühel hetkel näiteks stuudiumi leht talle ütleb, et ohoh, et siin on kontrolltöö küsimused ja vastused. Ta loomulikult, ta ju tahab seal peal klikkida ja ma tahaks, et ta klikib ja ma tahaks, et peale seda see stuudium e-kool ütleks, et ahaa, nüüd sa langesid ohvriks. Miks sa seal klikkisid? Et see on see samane ja see tegelikult peaks hakkama see ikkagi päris varakult. See, et me siin ütleme, kui jällegi tuleme tagasi perearsti juurde, eks ju, et mainisid, et naisterahvad, meesterahvad, kes hakkavad pensionile siirduma, eks ju, seal või midagi taoline oli sul mõte, eks ju. Et jah, peamegi koolitama, peame need kogu aeg koolitama, hoidma, see ongi see samane baashügeen. Me peame nii-öelda baashügeeni tagama noorte seas ja ka vanematel. Me ei saa ära unustada, et ka need vanemad inimesed saavad täpselt samamoodi neid telefonikõnesid, neid kalastuse e-maile, langevad täpselt samamoodi ohvriteks.
jah, siin oli see küsimus, et ma ei tea, kõik need perearstidel tuleks luba ära võtta, et kes ei ole küberturvalised ja nii edasi. Me siin seda Eesti riiki veame nende inimestega, kes meil siin on ja nende perearstidega, kes meil siin on. Kui meil oleks perearstidest järjekord ukse taga, et siis me saaksime seda võib-olla teha, aga senikaua, kui meil seda järjekorda ei ole ja me peame olema väga õnnelikud pensionieas arsti üle, kes on tegelikult väga hea arst, et ta on nõus valmis seda tööd tegema, aga ta ei vaja nagu kurja kontrolli ja suuri trahve, ta vajab selleks abi, et ta vajab selleks teenusepakkujaid, kes talle ütlevad, et vaata, sa pead tegema niimoodi, et sa pead panema siia 8-tähelise parooli või 8-märgilise parooli ja sa ei tohi oma Gmailiga või veel rohkem Messengeris oma patsientidega suhelda. Et ja mida me tahame, me tahaks ka, et meil oleks abiks ka mingisugused standardid, et no a la mingi IT-lahendus, mis ütleb, ahah, see on tehtud, see on sul kontrolli all, nii edasi. Aga sellise standardeid Riia nagu ei taha teha, et nad tahavad, et kõik leiutaksid nagu jalgratast oma keskuse tasemel. Et aga me nii palju omavahel ei erine, et me tegelikult need standardid siiski oleks nagu abiks või nagu mallid või nagu näidised, et kuidas nagu peab olema, kui ma sellest kõrvale kaldun mingil põhjusel, et see on mulle kas mugavam või minu patsientidele või mis iganes. Ma väga põhjalikult mõtlen läbi ja räägin läbi oma IT-teenuse pakkujaga, et millega ma siis riskin, eks ju. Ma muidugi, mul tuli silme ette kuidagi, et teenusepakkuja annab siis tulemüüri soovitava seadistuse konf-faili perearstile, millega ta ei oska mitte midagi teha. Aga see oli lihtsalt, mul multifilm hakkas jooksma. No jaa, et aga see pensionieas perearst ei oska tellida seda, mis asja seda tulemüüri sealt. Just, aga tegelikult on probleem selles, et väga palju me paneme selle vastutuse selle lõpptarbijale, eks ju, et jah, selle samas ühe nimistuga perearsti puhul see ei lahenda probleemi, aga kus on organisatsioonid taga, siis tegelikult organisatsioonil on ka vastutus. Kui mina töötan, ütleme, võtan tegelikult, kui mulle tuleb töömeilile, tuleb nüüd kalastusmeil sisse, siis tegelikult on ju ka organisatsioon natuke failinud selles. Ta lubas selle meili sisse. Organisatsioon peaks olema see esimene filter ikkagi. Et pahatihti mulle tundub, et me ikkagi vaatame nagu alati seda lõppkasutajat ja näeme kõik, mis vigu tema tegi, aga tegelikult eespool olid instantsid, mis oleks pidanud juba sekkuma, ära keelama, mitte lubama neid võtame kas või need telefonikõned, eks ju. No aga siis ma tahangi minna selle oma internetiteenuse pakkuja juurde ja sellise süsteemi luua, et ta ei lase neid sisse. No kui ta muidugi igaüks saab seal samas süsteemis kasutada oma isiklikku Gmaili, et seda ei saa nagu lubada, aga et mu meilisüsteem oleks selline, et ta oleks nagu hoitud, et ma tahaks, et minu teenusepakkuja, internetiteenuse pakkuja oleks nii teadlik, et tema ütleks mulle, et peab mitte mina lähen tema käest vastavat tulemüüri. Internetiteenuse pakkuja, vaid siis teenuse pakkuja. Et see sama nüüd, kui me rääkisime siis perearstikeskustest, eks ju, et neile võiks olla selline tsentraalne selline arvutitöökoha teenus, siis see võiks olla juba tagatud selliselt ja minugi poolest õudselt hea oleks, kui selle Gmaili sisse sinna logida ei saa. Et jällegi me võtame kohe selle instantsi maha, me ei anna kasutajale seda võimalust eksida. Iga küberturbe liigutus maksab, eks ju. Ta piirab nagu ka vabadust, aga ta ka maksab. Et kui me räägime perearstidest ja ma tean, küberturvalisus on kallis, andmed on kallid ja nii edasi, aga me peame leidma mingisuguse kuldse kesktee, mille eest on meil on riigi rahastus perearstidena, et mille eest on ka riik nagu valmis maksma, et selle arvutitöökoha teenuse läbirääkimist, me oleme 2 aastat arutanud seda, mis seal peaks olema, mis seal mitte, ka logide teemal, et mis peaks olema, mis mitte ja kõik maksab ja sellest aruteludest selgus näiteks, et meie perearstikeskus, mingi valdkond see oli, suures hirmus kasutab ülemääraselt rangeid nõudeid, võrreldes isegi mõne teise olulisema asutusega.
Kas te teate, miks mulle Arvamusfestival meeldib kõige rohkem või? Mis te arvate, mitu küsimust ma enda ettevalmistatud küsimustest olen senimaani peaaegu 1,5 tunni jooksul küsinud? Ühe jah, esimese. Täpselt, päris mõnus. Aga ma korraks võib-olla selgitan, et see küberturvalisus on alati ongi seesamane, kus siis panna see mugavus ja küberturvalisus, kus kohas see piir on. Et me kõik lähme pangaautomaati, paneme oma tahame raha välja võtta, paneme selle oma pangakaardi sinna sisse, siis me paneme PIN-koodi. Siis me saame aru, et see on see, mis tagab selle turvalisuse, et kui minu kaart satuks Henri kätte, siis et Henri ei teeks seda tühjaks, sest ta ei tea minu PIN-koodi. Samas on see ebamugav, ma pean jällegi meeles hoidma seda ja ma pean seda doksima ja kui ma seal doksin sisse, siis ma vaatame, keegi ei näe seda, eks ju. Et see pangakaart on hästi lihtne näide, eks ju, aga tegelikult kogu see küberturvalisus ongi siis samane see piir selle mugavuse ja selle turvalisuse vahel, eks ju. Aga ei ole ka mustvalge, et siin on nüüd, ei ole küberturvaline ja siin teiselt poolt joont ongi küberturvaline. Seal on ju vaheastmed kõik, eks ju, mingisuguse sobiva tasandi me peaksime kokku leppima siiski. Aga üks asi, mida ma väga tahaksin teilt tegelikult küsida, on küberturvalisus üldsegi seos andmekaitsega. Et räägime ma juba palju... hakkasin naeretama. Ma teadsin, et sa tahad seda küsimust. Et me tegelikult räägime hästi palju ka just ka andmekaitsest ja GDPR-ist eelkõige nagu meditsiinisektoris, siis kas andmekaitset on üldse kuidagi võimalik tagada ilma tugeva küberturvalisuseta? Ei ole jah. Ma tegelikult räägiksin seda asja, mis me ennega rääkisime, et 2018 jõustus GDPR ehk siis isikuandmete kaitse üldmäärus. See oli juba 8 aastat tagasi, eks ole. Ja kui see jõustus, GDPR on otsekohalduv määrus, Eesti Vabariik ei pidanud seda vastu võtma, otse Brüsselis kehtib. Ja ma mäletan, et siis, kui see jõustus, siis oli siuke nagu kergelt suur paanika Eestis ja mujal ka, sellepärast, et kas see oli nüüd esimest korda, aga üks esimestest kordadest, kus määruses olid nii suured trahvid. Seal oli kirjas, kui sa rikud määrust, siis sa maksad kuni 20 miljonit eurot. Ja siis kõik mõtlesid, et Jeesus küll, et nüüd tuleb asjad korda teha. Aga mis oli GDPR-i nii-öelda spetsiifika oli see ja siiamaani on see, et ta ei räägi tegelikult mitte üldse sellest, et kuidas asju turvaliselt teha. Ta sisuliselt ütleb seda, et igal, eks ole, ettevõttel, ka perearstikeskusel ja tervishoiuteenuse osutajatel muu hulgas, aga üleüldse igal ettevõttel, kellel on vähemalt üks füüsilisest isikust töötaja või vähemalt üks füüsilisest isikust klient, peab seda järgima ja siis peab olema tal hästi palju paberimajandust, eks ole, privaatsuspoliitikad, eks ole, olete neid küpsiste bännerid võib-olla näinud, eks ole, lähete uuele veebilehele kohutavalt tüütu, et need asjad on ju, siis ROPA, kes teab, eks ole, mida see tähendab, eks ole, sellised registrid on ju ja siis sisekorrad ja värgid. Aga kui sa mõtled ja loed seda seadust, eks ole, lihtsama nimega, siis sa ei leia sealt mitte midagi selle kohta, et kuidas seda päriselt siis implementeerida. See probleem oligi see ja ma olen ju seal sektoris, eks ole, nõu andnud ja 2018. aastal sealt edasi ehitati hästi palju pabertiigreid valmis siis ettevõtetes, eks ole. GDPR tuli, koostati nii palju paberit, eks ole, mõnikord advokaadid kirjutasid valmis või kes iganes, eks ole, ja siis öeldi, et tehtud, meil on nüüd andmekaitsega hästi, aga tegelikult sellest ei ole ju kasu, kui sul on lihtsalt mingisugused bürokraatlikud, eks ole, dokumendid, siis sellest ei ole kasu. Ja mis nagu selle nii-öelda NIS2 tulekuga nüüd, eks ole, muutus, ongi nüüd see, et nüüd pandi sellele asjale nagu sisu, et öeldi nüüd okei, et andmekaitse on andmekaitse, see on eraldi värk, aga nüüd te peate päriselt, eks ole, rakendame kas ISO 27001 standardit, eks ole, mille käigus sa siis paned paika konkreetsed asjad, mida sa teed, eks ole, tulemüürid, paroolid, särgid, värgid, või siis Eesti infoturbe standardid või siis väiksemate puhul, eks ole, need põhimõttelised standardid. Eks siis see asi on muutunud ja see point, miks te peavad koos käima, on see, et sul ei saa olla andmekaitset ilma küberturvalisuseta, sest see andmekaitse paber ei kaitse siin mitte millegi eest. Kui sul on kirjas see, et ma ehitan tulemüüri, võib-olla, eks ole, aga sa päriselt seda tulemüüri ei ehita, siis tulevad ikka pahalased sisse. Mul ei olegi midagi lisada, aitäh. Et nad käivad koos, et kui me räägime ikkagi digimaailmast ja meil andmed liiguvad siis digikujul, siis küberkaitse ja andmekaitse, need käivad koos. Meil tuli siin üks näide ka meie kuulajate poolt, kus hiljuti oli Soomes olnud siuke hästi kole andmelekke ja siit tuli ikka küsimus, et kas riik või erasektor võiks pakkuda ka näiteks küberturvalisuse auditit kohustuslikus korras, kui teenusepakkuja käitleb tundlikke andmeid?
kas riik või teenusepakkuja võiks pakkuda? kas riik või erasektor võiks pakkuda jah, et on nagu kohustuslikus korras siis küberturvalisuse audit. Aga see ongi niimoodi kirjas selles suhtes, et kui sa teed ISO 27001 ära, siis sa pead seda kas oli 3 aasta tagant, eks ole, sertifitseerima, ehk siis mistõttu sul käibki väline audiitor sees, eks ole, et noh, see protsess käib jämedalt niimoodi, et saad aru, et sul on see kohustus, eks ole, et ISO 27001 enda arust suurepäraselt ära, eks ole, kõik protseduurid ja värgid. Ja siis tuleb keegi väljaspoolt, eks ole, kes vaatab, kas päriselt sai ka tehtud. Ja tegelikult Eesti infoturbesüsteemi puhul on ju sama loogika, eks ole, et keegi peab seda auditeerima väljaspoolt, et noh, ütleme nii, et eriti suurtes organisatsioonides, et kui sa enda arust nagu jõle hästi teed, eks ole, siis sellest ei piisa ja sellepärast ongi see audit tegelikult ka sisse kirjutatud. Eesti seadustesse ka, jah. Ehk siis riik teeb järelevalvet, kolmas osapool, erasektor teeb auditeid. Aga milline see ilus andmeleke on? Sa ütlesid, et Soomes oli kole andmeleke, siis ma ei mõtle, et milline see ilus andmeleke oleks. Okei, see oli lihtsalt... Kui andmebaasis oleks kirja, siis et nimed, eks ole. Henri Ratnik, kaunis, tore mees. Taavi Viilukas, veel toredam mees. See on ilus. Või räägid oma abikaasaga, ütled ilusaid sõnu ja siis see saab avalikuks. See on ju kena andmeleke. Kaunid perepildid ja kõik. Ühesõnaga eksisteerib ka kena. Või naabrinaisega räägid ka ilusad sõnad, aga siis võib-olla naise arust on kole. See oleks pahandus. Kodus on pahandus. Aga teate, meil on tulemas valimised juhuslikult järgmisel kevadel. Uus Riigikogu, uus valitsus, lihtsalt perfektne aeg küsida midagi riigi poolt, küsida rahastust, küsida uusi strateegiaid, küsida fookusvaldkondi. Kui me räägime küberturvalisusest, siis seda nähakse ikkagi tihtipeale hästi suure kuluna. Ja kui või võtta sedagi, et kas see on kulu või investeering ja igaühe oma nii-öelda vastata. Mul nagu tekkiski see emotsioon, et suur kulu, ehk siis ettevõtte rannimine ongi suur kulu, kui sa niimoodi võtad, aga tegelikult on see investeering, see on seesamane, et sul on olemas riskid, sa maandad ära need riskid. Nende riskide maandamiseks sa teed investeeringuid, tänu sellele on su äri toimepidevus palju parem. Saan igati nõustuda, et ma lasingi valida, et kas seda nähakse pigem kuluna või investeeringuna. Kuluna on täpselt siis see, mis Henri rääkis, kuidas ta selle, ma nüüd ei näinud, kas see nii paksu pataka või nii paksu pataka. Aga ma saan aru, et kui sa nüüd lased vorpida sellise patakana, siis see on nagu kulu, sest et ei muutu ju mitte midagi. See, et su paber ütleb, et nüüd on korras, siis tegelikult ei muutunud, siis on see kulu. Kui sa reaalselt tõstad enda küberturvalisuse taset, siis on see investeering. Ja see on ka selline kaine talupoja mõistus peaks olema alati, kui me lahendame seda nagu küberturvalisuse probleemi ja meetmeid, mida me rakendame. Et sa võid seda meetmeid ju leevendada selliselt, et sa tõesti sa mitte investeeri, vaid sa kulutad sinna. Et lihtne näide oli muidugi, tuleme küberist välja, et sul on olemas ruum, sa pead seda turvama, eks ju. Sa ostad sinna hullu kalli turvaukse, aga samas on aknad lahti. Räägi seda Tervisekassale ka. Nii, aga siit kohalt ongi, ma võtan su sõna ära või? Jaa, võta. Et ma ütlesingi, et see on ideaalne aeg, kus nagu küsida ja võib-olla ma küsin teie käest nii-öelda ka peegelduseks seda, et kui me vaatame küberturvalisuse nii-öelda mõju siis läbi nende investeeringute tervishoiusektorile, siis kas parem küberturve tähendab tegelikult ka paratamatult kallimat tervishoiuteenust ja kes selle kinni maksma peaks? Kas me vaatame rohkem, kas kõik kulud peaks kandma riik, haiglad või hoopis patsiendid, et kui mina tahan paremat turvalisemat tervishoiuteenust ja et minu andmed oleks hästi tagatud, siis ma maksan ka võib-olla sotsiaalmaksu üks päev palju rohkem. Igal juhul meie maksumaksja maksab kinni, et vahet ei ole, eks ole, et kas haigla maksab seda, kas riik maksab selle toetustena või mis iganes, et seal ei ole vahet. Aga ma korra tuleks jälle nagu sinu pointi juurde, et meil tulevad valimised, et kui kellelegi see NIS2, eks ole, uus küberturvalisuse seadus nagu mitte grammigi ei meeldi, et siis on nagu parlamendivalimistel üsna keeruline, et siis tuleks valida selle parlamendi poolt, mis ütleb, et ta astub Euroopa Liidust välja. Sest et ütlen, et selle... Ära anna hoogu, süksid jõude on ka Eestis. Ma lihtsalt nagu ütlen, et Taavi, eks ole, rääkis ka sellest ju enne ja mis see meie töö, kui me aitasime Justiits- ja Digiministeeriumit selle projektiga, et
see nii-öelda praegune Eesti küberturvalisuse seadus on see miinimum, mida NIS2 ehk siis Euroopa Liidu seadus nõuab. Eestis ei ole seda üle kullatud mitte mingisuguses viisis, eks ole, et see ongi see, mis tuleb Euroopa Liidust, et meil ei ole sellega mitte midagi peale hakata, et tuleb siis täita. Aga teate, meil on jäänud siin üsna vähe aega lõpuni. Ma tean, et meile kõigile meeldib jubedalt rääkida, siis ma võtan ühe sellise kokkuvõtva küsimuse hoopis. Ja vaadates just ka tulevikku ja mida koju saab kaasa võtta mõtteid, siis kui me peaksime kohtuma siin 3 aasta pärast, aastal 2029, siis mis oleks üks asi, mis peaks olema Eesti tervishoiu küberturvalisuselt oluliselt parem kui täna ja võib-olla aidates teil sellele küsimusele vastata just, et ühe lausega, siis mis on see kõige olulisem samm, mida me täna aastal 2026 peame täna tegema, et järgmine suur küberintsident ei muutuks patsienti ohutuse kriisiks. Kes tahab siit alguse võtta 3 aasta pärast, Taavi, istume sinuga siin, siis sa saad öelda mulle, et sa oled ikka riigis ja sa tegid selle ära, et need on olnud viimase 3 aasta fookus ja see on nagu päriselt hästi läinud. No ma tegelikult niimoodi ideaalis näen ikkagi seda, et kui me räägime siis nõuetest, mis riigi poolt tuleb, et need nõuded ei öeldaks, et need kuidagi on kiuslikud. Ma tahaksin seda, et need nõuded, mis riigi poolt tulevad, olgu need siis kas miinimumnõuded või siis meie enda poolt siseriiklikult tehtud nõuded, et need on kõik sellised, kus inimesed vaatavad peale ja ütlevad, ahah, meil on see tehtud, meil on see hästi, me saame sellest aru, mida me tegema peame, meil on olemas need teenused pakkujad, meil on olemas see rahastusmudel paigas, eks ju. See on selline ideaalmaailm, kus ma tahaksin olla. Kuidas me sinna jõuame? See on see igapäevatöö, kuhu poole me kogu aeg nagu nügime. Et mul ei ole seda kuldvõtit, mis seda kohe nagu lahendaks, aga ma arvan, et need väikesed sammud, mis me iga kord teeme, esmased turvameetmed, võib-olla saame selgemaks, Eesti infoturvastandardid teeme paremaks. Kui me räägime selle perearstikeskusest rahastamismudelist 49 € kuus, eks ju, kusjuures ma mäletan, et see oli isegi veel väiksem. Aga väike on ta ikkagi, et me ei räägi sellistest summadest. Aga Reet? Tead, mina tahaks niimoodi, et me ei peaks sellest üldse rääkima, sest nii nagu et kui me patsiendile lähme mingi protseduuri tegema, et ma pesen nagu käed puhtaks ja mõningide protseduuridel panen kindad kätte, eks ju. Ma ei too seda eraldi välja, ma ei kirjuta seda üles, et ma võtan nüüd seina pealt kindad ja panen kätte, et see on hügieen, eks ju. Et samamoodi me võib-olla ei peaks enam küberturvalisusest nagu rääkima, et see on nagu integreeritud erinevate teenuste sisse, et kui meie lähme perearstidena nagu kasutame ka mingid teenusepakkujate teenuseid, et need juba see küberturvalisus on sinna vaikimisi sisse kirjutatud, et meil organisatsiooni tasandil oleks enda väikese rakukese perearstikeskukese tasandil oleks seda lihtsam rakendada, et oleks siiski mingid mallid või standardid. Me ei peaks kartma seda, et siis kõik teevad lihtsalt linnukesi ja tegelikult ei rakenda. Tegelikult rakendavad küll, aga inimesed peavad lihtsalt asjadest nagu aru saama ja sellised mallid või standardid on pigem abiks, et sul ka endal midagi nagu meelest ära ei lähe. Sa teed linnukese, mõtled läbi, et on tehtud. Et inimestele meeldib tööd teha ja sellest tasu saada, linnukemat see tasu, eks ju. Henri? Kui ma olen idealist ja võib-olla ka nõksa naiivne, siis ma loodan, et 3 aasta jooksul on seda teemat nii palju nämmutatud, et kõik saavad sellest aru, et see on hästi oluline ja sellega tuleb tegeleda. Kui ma seda ei ole, siis ma arvan, et selleks ajaks võib-olla on tulnud mõni tuleb vana hea trahvijutt jälle advokaadi poolt, eks ole, hoiatan ette. Et võib-olla tuleb mingisugune suuremat sorti trahvipauk ära kellelegi, sest et ma rääkisin enne, eks ole, sellest GDPR-ist, eks siis isikuandmete kaitse üldmääruses ka, mis 2018, eks ole, justus. Et mille üle teeb järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Andmekaitse Inspektsioon on väga tublit tööd teinud, aga Eestis ei ole siiamaani, ja ma tuletan meelde 2018 jõustusse, eks ole. Eestis ei ole siiamaani mitte ühtegi trahvi GDPR-i rikkumise eest, mis ületaks $200 ja mis oleks jõusse jäänud, eks ole. Ja andmekaitsega paratamatult Eestis on nõksa nagu kurvad lood, eks ole, et ettevõtted, kes ei ole nagu väga suured, väga ei viitsi seda järgida.
sellepärast, et mitte ühtegi trahvi ei olnud. Et ma loodan, et küberturvalisuse seadusega läheb meil nõksa nagu paremini. Fingers crossed. Oot, paremini, et siis trahvid tulevad või? Ma ütlen, ideaalses maailmas trahve ei ole vaja, aga me ei ela ideaalses maailmas. Seega, kui pakutakse präänikut, siis paraku mõnikord tuleb ka piitsa pakkuda, et asjad liiguksid ja teadlikkus suureneks. Enne kui ma Karlile lõpusõna annan, korraks küsin teilt küsimuse, kas te arvate just, et ma ise hästi palju spekuleerinud selle üle, et kas sellistest päris juhtumitest rääkimine innustab minema teisi tegema ekstra samme või pigem mitte. Et kas hirmutamistaktika läbi selle, et kellelgi on nagu väga pahasti läinud täna tegelikult toimiks? Ja siis ma annan sulle... Ei, ma isegi ei taha seda lõpusõna, ma tahtsin sellele vastata. Tahtsid sellele vastata? Et kuna meil on ka see, arste on hästi ju palju ja nii-öelda arvamusi küberkaitsest on hästi palju, siis sihuke keel võib-olla, mida mina olen leidnud, on pigem seda just selgitada läbi siukeste isiklike kogemuste, eks. Et see ei ole täna see, et väga traagiline on see, kui ma panen need patsiendi andmed ohtu, loomulikult on ju. Aga tegelikult on nagu see, et kui sa just seda korralikku küberhügieeni jälgi, et tegelikult on see, et sa nii enda, potentsiaalselt enda lähedaste nii-öelda sellise varandusliku heaolu võid lihtsalt ohtu panna, on ju. Et kui me vaatame siit, see on täna juba siuke reaalsus, et oletame, et sa oma lastest paned hästi palju videosid välja, on ju. Sul on võimalik luua väga siuke autentne kõnerobot, mis sisuliselt nii-öelda suhtlebki sinuga sinu nii-öelda lapse eest, on ju. Ja kui sa neid nii-öelda ei jälgi, siis samasuguste nende ohtude eest sa lihtsalt ei ole kaitstud. Ja veidral kombel see nagu kõnetab hoopis nagu rohkem ja tekitab seda arusaamist, et see on oluline teema. Kuule, aga ma vastan selle uuesti selle küsimusele. Ma olen Reedaga nõus, et tegelikult on niimoodi, et kui me 3 aasta pärast räägime selle samal teemal, siis me oleme jätnud midagi tegemata või me oleme teinud valesid asju. Ehk siis mulle tegelikult ei meeldi kuulata, kui inimesed räägivad, et aga ma olen aastaid sellest rääkinud. Ega see rääkimine ei lahenda midagi. Et tegelikult me teame ju, mis need probleemid on ja see teine küsimus nüüd on, et kas see ohtudest rääkimine aitab. Mina ütlen, et jah, sest et sama asi on, kui me räägime üldse varukoopiatest, eks ju, et ettevõte, kes on andmed kaotanud, tema teab, mis asi on varukoopia, ta teeb seda, ta kontrollib seda. Vaata, küberohuga on see sama asi, eks ju, et justkui see, kui me ei kuule neid reaalseid lugusid, mis minu kõrval juhtus kellegiga, et siis me tegelikult ei pruugi aduda, kus kohas see oht tegelikult peitub, mis on see tagajärg, kuidas ettevõtted pankrotistuvad sellepärast, et nad kaotasid klientide eest usalduse, kuidas nad ei suutnud 2 kuu jooksul oma tootmisliini taastada. See on oluline. Reet, tahtsid sellega ka ja siis ma annan sulle hästi minuti ja siis Karl võtab punktiga kokku. Ma tahtsin vastata enda seisukohast. Ja ma arvan, et ma tegelikult võimendan kõigi perearstide häält ka. Need trahvid on niivõrd kohutavad suured, et mis seal ette on nähtud, et need hirmutavad. Ja see, et kui on kogu aeg, et mingi trahv ja mingi karistus, see ei pane paremini käituma. Aga ma olen väga nõus, et see isiklik kogemus, sellest rääkimine, need perearstid ka ei taha sellest rääkida, kui neil on juhtunud. Neil on piinlik, neil on paha, nad ei taha sellest rääkida, aga nad võtavad midagi nagu ette. Et tegelikult peab seda normaliseerima, et kui midagi juhtub, et sellest võiks ja rääkida, peaks rääkima. Ma toon paralleeli meditsiinitöötajate vastutuskindlustusega. Et mis nüüd praegu on, et kui meditsiinitöötaja teeb vea, et ta ilmselt ei tee seda nagu tahtlikult, eks. Siin on mingid asjad kokkulangemused, mis see juhtus, aga see tuleks nagu raporteerida. Ja kui me hakkame neid raporteerima, siis me saame ka asju nagu lahendada. Et samamoodi võiks ka siin küberturvalisusega olla. Karl, lõppu midagi lisada. 3 aasta pärast loodad samamoodi, et me ei istu ja ei räägi siin samal teemal, eks ole? Ma arvan, et see maailm areneb nii kiiresti, et suurendusega võime rääkida, aga ma arvan, et me täna oleme veidi võib-olla sellises, kuna see NIST2 on nii värske, et siis me lihtsalt oleme olukorras, kus ta ongi natukene nagu hirmutav. Ja ma usun seda, et ka see, et ei ole võib-olla sellised teenusepakkujaid, kes suudaks seda kompleksselt ja lihtsalt nii-öelda seletada, mitte ainult perearstidele. Selles mõttes see subjektide arv on juba väga suur, see, et ka nii-öelda turg paneb mingil määral seda paika, et neid teenuseid tuleb nagu nii-öelda jälgida. Et see ma usun, et kaob nagu ära.
ja ma arvan, et ka see, kui me räägime sellest koolitusest, et kui me eksisime, lennundus on nagu hea näide, kus mingi hetk tehti kollektiivne kokkulepe, et tegelikult nendest asjadest tuleb hästi avatult nagu rääkida, need tuleb nagu läbi analüüsida ja kui me vaatame seda 3 aastat tulevikus, mu üks soov on küll see jah, et nendest asjadest, et selle jaoks teha korralik postmortem, et analüüsida, et mis siis läks valesti, mida tuleks teha teistmoodi, kas siis riigi tasandil ja samade teenuste pakkujate tasandil, et sealt see stigma ja see tuleks ära võtta, et sellest saaks nagu rahulikult rääkida. Ja ma usun 3 aasta pärast, et see ka on nagu... Ja et sa saad nagu rääkida analüüsimise eesmärgil ja et kaoks ära see hirm nende karistuste ja trahvide ees, et siis hakatakse ka rohkem nagu rääkima, ma arvan. Täpselt nii, kell on saanud 19.30, me oleme väga-väga täpsed ja teiega oli ülitore ja põnev arutada ja ma arvan, me kõik võtame siit enda valdkondadesse päris palju kaasa ja ma loodan, et meie kuulajad täpselt samamoodi ja aitäh, et aitasite meil seda arutelu pidada oma küsimustega, et mul oli hea lihtne. Ja tõesti paluksin, et teeme ühe suure aplausi meie 4 eksperdile siin laval ka, aitäh. Ja siis soovin teile mõnusat arvamusfestivali jätku ja minge nautige ilusat õhtut.